Aga mul on tunne, et ei saa öelda, et maalikunst oleks lõppenud 90-ndatel, et inimesed maalisid ikka edasi. Ja ei olnud nii, et nad oleks järsku oskused ära kaotanud, ei oleks osanud enam maalida, et see kõik nii ei ole. Ja mitte ainult Kuritsat vaadates, vaid siin ka vanema põlvkonna kunstnikke, et ma ei tea, Mudist, Pääsuke, kõik nad ju maalisid edasi ja maalisid hästi edasi. Ja et seetõttu võib-olla ka sellised tagantjärele retrospektiivsed oksjoni valikud toovad uuesti esile, et selle kunstielu mitmekesisus, et see ikkagi säilis 90-ndatel. Üks ei tapnud teist, et see ei olnud nagu selline mõrvarlik periood, vähemalt mulle tundub niimoodi. Ja ma ei tea, kui palju teis üldse on olnud kunagi seda isatapmist, mida kunsti ajaloolased sageli kirjutavad põlvkondadesse sisse, et näed, et kuna see põlvkond teeb teistmoodi kui nende eelkäijad, siis järelikult on tegemist teadliku kriitika, võib-olla isegi vastandamisega, eitamisega ja nii edasi, aga kas see isatapmine on teile kunagi olnud üldse oluline kunstnikuna? Mina arvan, et ma isegi ei olnud neist oma nii-öelda sellest isast, kellest praegu jutt käib, teadlik, et teda tappa, et mina tegelesin ikkagi enda asjadega, et ma ei läinud nagu kedagi mingist ajalugu ümber kirjutama. Minu seisukoht oli selline, et ma ei tajunud mingit sellist soovi kellelegi nagu kohta kätte näidata või kedagi nagu nii-öelda ära süüa, eks. Kuidas ma all, ma ei tea. Samamoodi, et tegelikult et sa olid oma asjas nii sees nagu, et ega mina ju õppisin sellel ka EKAs, kui käisin näitustel ja imetlesin, et kõiki neid tegijad nagu kevad- ja sügisnäitustel ja et ma nagu õppisin sealt tehniliselt väga palju. Aga kes sind kõige enam kõnetas nendest tegijatest? Ma mõtlen, et sinu tudengipõlves? Ma vaatasin Rein Tammikut, näiteks suulahted nii suured ja siis muidugi mastaabid, tohutud mastaabid, mulle meeles, et ta nii suurelt teeb ja see kõik on nii hästi tehtud ja aga Kurismaa juures? Perfektsus jällegi. Ma armastan väga perfektseid asju. Et tegelikult neist oli õppida. Ma ei tundnud, et peaks vastanduma, vaid kuidagi see asi oli nagu järjepidev. Et meie tulime nende järgi, nagu eks ole, mitte, et me hakkaksime neile vastu ja tekitame endale võitluses koha nüüd. Aga seda ma arvan küll enda puhul, ma mäletan, et mingisugust austust sellist alt üles vaatamist küll nagu ka töö käigus ei säilunud, et mitte, et ma ei oleks nüüd austanud oma õppejõude, kes mind isiklikult väga aitasid, ka Viive Tolli ja kes nad meil seal olid ju kõik reas, Evald Okas ja et inimestena ja niisuguste kunstikurudena loomulikult tohutu respekt, aga kõik need ülesanded, mis nad meile andsid, ma mäletan, et pigem ikkagi provotseerisime neid, vaatasime, kuhu lükata annab seda, et mis nad ütlevad ja et kuidas nad käituvad, et selline pidev, selline surumine oli küll, et ma nagu mingil juhul ei tahtnud Viive Tolli moodi midagi teha, et talle meeldida, vaid risti vastupidi, et vaadata, et kaua ta nagu välja kannatab seda, mida ma teen. Aga Okase puhul? No Okase puhul samamoodi, et ikka nagu üritad teda üle kavaldada, et nad tead umbes tema maitsetega katsud niimoodi. See Rafaeli need graafika koopiad, need minust õudne, ma saingi lõpuks 3 graafika. Et selline nagu, ütleme, heas mõttes lugupidamatus oli küll nagu eelnevate põlvkondade suhtes, aga see ei olnud nagu selline isatapu lugupidamatus, vaid see oli pigem selline endale ruumi tekitamine ettepoole, jah, et ja sageli need vanad olijad ei mõistnud, mind tahti esimesel kursusel välja visata, ma tegin litograafia, autoportree nagu veidi kubistlikku, öeldi, et see on jama, et kui sa seda nüüd esitad, siis sa saad 2 ja me kukutame su graafikast välja esimesel kursusel. Aga mina ütlesin, et mina esitan selle, et ma ütlesin, hea küll, siis ma lähen õpin kokaks näiteks, et midagi muud, eks ole. Väga kompromissid olid. Ei, kompromissid, me pidimegi olema kompromissid, muidu oleks meist üle sõidetud. Aga siis Alo Hoidre oli Lito õppejõud, kes muidu eriti üldse juhendanud, aga hindamisel tuli spetsiaalselt kohale ja kaitses mind ja mina sain 4 selle töö. Ja tänu temale ma saingi vist võib-olla kunstnikuks äkki.